Turvalisus. Võib-olla sellest nimetusest natuke teises võtmes, vaadates ettevõtjana sellesse, vaadates ettevõtluse nurga alt, mis asi on turvalisus. Väga paljud ettevõtete juhid panevad turvalisuse riskijuhtimise alla. Et riskijuhtimine peab tagama turvalisuse. Aga kui nüüd rohkem lahti mõtestada, mida me selle turvalisuse all mõtleme. Esmalt ettevõtluses mõeldakse kindlasti need finantside tagatus oleks olemas, töötajate oskused, teadmised, siis ka kõikide seadmete, tarkvarade, vajalike asjade nagu tagatus, et kui need on olemas, siis on turvaline tööd teha. Täna ma siiski võtan selle turvalisuse nimetuse kui sellise natuke teisest vaatenurgast ja seda inimese vaatenurgast. Ükskõik, kas sa oled ettevõtja või oled töötaja või oled lihtsalt koduperenaine või kodune, töötu, õpilane, lasteaialaps, kes iganes või isegi pensionär. Siis turvalisus on tegelikult meie number üks asi, mille pärast inimesed tunnevad hirmu. Ja kui on hirm, siis inimesed teevad väga teistsuguseid otsuseid. Olen viimase 2 kuu jooksul kuulanud päris palju ühte mentorit, nõustajat, Brandi Ridgway'd. Ja tema samamoodi toob välja just selle turvalisuse tagamise koha, et mis käivitab üldselt inimesi. Ei ole vahet, kas sa oled töötaja või tööandja. Kas sa oled ettevõtja, asutaja, osanik, investor, kes iganes sa oled. Siis tegelikult 99,99% inimestest ei tunne ennast turvaliselt. Ja kui inimene ei tunne turvaliselt, siis tekib sellest hirm ja ta käitub vastavalt oma hirmule. Ma ei tea, kui paljud teist kuulajaid on tuttavad sellise isiksuse tüüpide jaotisega nagu diski isiksuse tüübid. Diskid isiksuse tüübid jaotuvad 4, DISC ja iga isiksuse tüübi taga on ka välja toodud tavaliselt ka hirmud, mis neid hirmutavad. Aga see näitabki seda, et kui diski järgi inimesed jaotuvad 4, on ka ala nagu jaotusi loomulikult, aga neil kõigil on hirmud. Ja see tähendab, et neil on teatud mingites aspektides, mingites olukordades mitte turvaline olla. Ja seetõttu nad käituvad vastavalt või nende ootused, et nendega käitutaks, on vastavad. Tuleme tagasi selle turvalisuse teema juurde. Kus see kõik alguse on saanud? Me võime lugeda neid mõtteviisi raamatuid palju, 10, 20. Ja seda ma olen ise ka täpselt samamoodi teinud. Ja mõtteviis on üks asi. Aga see, kuidas sa tood sinna kaasa oma kehalise tunnetuse. Ma ei tea, kui palju teie kuulajad olete märganud või tajunud, kui te olete erinevaid ettevõtlusalaseid ja positiivse mõtteviisi ja just, et kuidas tegutseda, edukas olla. Nendest raamatutest lugenud või ka podcastidest kuulanud ja videodest vaadanud, et inimesed nagu suunavad sind nagu tunnetuse peale, intuitsiooni peale. Intuitsioon ei ole mõtteviis, vaid see on keha ja mõtteviisi tunnetus.
ja kui see intuitsioon ei toeta sind, see tähendab, et sinu intuitsioon lähtub sellest, kas sina tunned ennast turvaliselt või mitte. Intuitsioon toob välja need kogemused, mis sa oled kogenud või kuulanud või õppinud ja mida sa oled tajunud oma keha tasandil. Lugesin kümmekond aastat tagasi raamatut Ühe minuti miljonär. Robert Allen ja Viktor Hanseni raamat. Ta on kaheosaline, üks on selline juhendav, teine osa on ilukirjanduslik lugu sellest juhendavast osast. ja sealne mentor ütles, et tema isa, kui tegi ettevõtluses otsuseid, koputas endale rusikaga vastu rindu, et tunnetada, mis see intuitsioon ütleb. Ta tunnetas läbi keha. Ma olin aastaid mõelnud selle intuitsiooni peale, et kuidas need nõndanimetatud ärimehed, keda ma raamatutest olen lugenud, need võivad olla küll kõik illustratiivsed, kuid kuskilt on mingid asjad kokku pandud, et erinevate inimeste pealt kindlasti niisama nagu õhust neid asju ei võeta. Et kuidas see intuitsioon siis töötab? Kas ma tõesti panen rusikaga 3 korda rinna peale, et siis ma nagu tean vastust? Ei pruugi nii olla. See ei tööta niimoodi. Sa pead ennast tundma. Ja just sellest samast vaatenurgast, et mis on sinu jaoks turvaline ja kuidas sa tunnetad oma keha otsuste tegemisel. Ma olen väga otsene ütleja, kui ma olen inimesega üks-ühele, aga täna ma ütlen ka siin kaamera ees selle, et kui paljud on kuulnud sellisest väljendist, et ta oma karvadega tunnetas mingeid asju. Või teine, et kuklas midagi kopsis, et kuklakarvad ütlesid. Või et ma teadsin, kuskil südamesopis ma teadsin. Kas te märkate, et seal ei ole kunagi see, ma mõtlesin, mu tunnetus ja taju, et minu mõtlemises oli see, et ma peaks niimoodi tegema? Ei. Kõik need põhjapanevad otsused tehakse ka keha ja mõtte tasandil, tunnetuse tasandil. Ja samas, kui me elame hirmus, siis see tunnetuse tasand võib ka meid petta omakorda. Ta 1-2 korda aitab sind, aga ta ei pruugi jääda sellise tulemusega. Mida rohkem me tunnetame oma keha, oma otsuste tegemisel, samamoodi on ju ütlus, kõhutunne ütles, et tee seda. Ei olnud, et mul tuli mõte, et tee seda. Mul on kõhutunne, intuitsioon. See tähendab, et sa pead tunnetama oma keha. Ja kõik otsused, mida sa teed nagu kohalolus, et sa tunnetad oma keha ja teadvustad oma minevikusündmusi, võib-olla ka infot, mida sa olen lugenud. Et tunnetus. Ja tunnetus tugineb sellele, kuidas sa ennast tunned, kas sa tunned ennast turvaliselt. Miks alustavad ettevõtjad tihtipeale põruvad, et öeldakse, et 90% ettevõtte, võimalik, et isegi suurem hulk, et 90% ettevõtteid paneb 10 aasta jooksul oma uksed kinni. Miks? Sest nad jäävad sellele tasandile, et nad ei tegele endaga, oma tunnetusega, oma turvalisusega. Kui me võtame ette maksimaalselt kõige parema finantsraamatu või ettevõtlusraamatu,
ja me teeme üks-ühele seal neid samme järgi ja ikka ei tule sellised tulemused, siis see tähendab, et see näidised, täpsed tegevusplaanid, need ei toimi, kui ei ole su enda kehatunnetus seal taga. Kui sa sunnid ennast asju tegema, mõtle korraks selle peale, kui sinu juurde tullakse ja sul palutakse teha midagi sellist, mida sa pole kunagi teinud ja öeldakse, et palun tee see nüüd nädala jooksul ära. Sest keegi teine ju tegi. Mis sa ei saa hakkama siis või? Ja samas sa tead ja sa tunnetad, see ei ole minu teema. See ei ole minu asi teha. Aga sa võtad selle asja teha ja siis sa piinled, sa oled raskustes ja siis tekivadki pärast, kui sa saad selle läbi, ütleme, nõela silma, need asjad tehtud suure punnitusega ja sa tunned ennast halvasti. Ja pärast võib-olla jääd isegi haigeks, sellepärast et sul on nii suur pinge peal, et kuna sa tegid neid asju, mis sulle ei meeldi ja mis on sulle on justkui peale sunnitud. Sest et sa ei tunne turvaliselt selles. See ei ole sinu teema. Kas sa ei oska seda, sul puuduvad teadmised või sul ei ole kogemuspagasid, mis toetaks seda. Ja kui alustavad ettevõtjad tõepoolest ei oska nagu hinnata ei aega, et kui palju mingi asja tegemise jaoks aega võtab. Ta pole läbi mõelnud võib-olla mingeid oma ettevõtte protsesse, põhimõtteid, tal pole väärtusi paigas, et kui ta lihtsalt alustab selleks, et teha endale nagu uus töökoht, siis tal puuduvad need eelnevad teadmised ja siis 3-4 aasta pärast on ta niikuinii jälle, võtan sõnad tagasi, mitte niikuinii, vaid pahatihti nad on selles kohas, kus nad panevad firma kinni või panevad firma riiulile ja nad lähevad tagasi palgatööle. Miks palgatööle minnakse? Sellepärast, et seal on ainult üks valdkond, mida sa pead teadma. Ja see need oskused kasutama neid oskusi, mis sul on, siis sa tunned turvaliselt. Aga kui sa asutad ettevõtte just nagu endale nagu tööandja, oled iseenda tööandja, siis see ei ole tähenda seda, et sa tegeled oma selle ühe asjaga, vaid sa pead tegelema kõige juhtimisega, finantsidega, kõikide haldusasjadega. Sul on vaja kõikide asjadega tegeleda, sellepärast et sa oled üksi. Ja siis sa oled hajeli. Ja kui sul puuduvad vastavad juhtimiskogemused kõikides nendes valdkondades, siis sa põrudki. Üks asi, mida ma soovitan, et ära jää üksi. Ja teine asi, vaata järgi, et millised tegevused on sinu jaoks turvalised. See tähendab, et kas sa tead, kas sa pead midagi juurde õppima ja kas sa, isegi kui sa õpid ja märkad, et see ei ole ikkagi minu teema, siis sa pead teadma seda, et sul on vaja see teenusena sisse võtta. Kui me läheme korraks nüüd palgatöötajate juurde, et miks inimesed lähevad tööle, number üks asi ongi see hirm, kas ma saan hakkama. Ma pean võtma vastu ükskõik millise töö, et mul oleks leib laua peal. Tööandjana ma soovitan sul vaadata, et kuulata uutel kandidaatidel, et kas nad tulevad hädapärast tööle, et leib oleks laual või see valdkond, kuhu ta tööle tuleb, see ametikoht, see tõesti teda nagu käivitab ja see huvitab teda. Lisaks, mida ma soovitan tööandjatele, kindlasti vaadake üle ka teie ettevõtte ja selle uue, ütleme, töötaja või kandidaadi väärtused. Kas teil on ühised sarnased väärtused? Sul on vaja leida lojaalset töötajat, lojaalne töötaja on lojaalne ainult siis, kui kõik asjad klapivad ka tema jaoks. Sa ei otsi töötajat selleks, et mingi töö tehtud saaks. Sa ei otsi robotit endale. Võta siis robot tööle. Kui sa eeldad, et ta tuleb, teeb täpselt asju nii, nagu sina tahad.
siin ma küsin kohe juurde ka selle, et kui sa tahad, et see töötaja tuleb tööle ja teeb täpselt niimoodi asju, kuidas sina tahad, kas sul on selleks täpsed juhised? Ei pruugi olla. Ma olen aru saanud, et kuskil 60% ettevõtjatel ei ole üldse mingeid tööjuhiseid. Nad eeldavad, et töötaja, kes tuleb tööle, kellel on varasem kogemus, et ta teab, kuidas seda teha. Ma olen ise ettevõtjana selles põrunud. Ma olen ise kunagi alustanud oma töötaja teekonda ja ma olen väga tänulik olnud nendele ettevõtjatele, kes võtsid puhta lehe. Aga ma tean, et minul endal oli initsiatiiv ja tahe õppida ja ma otsisin alati võimalusi, kuidas asju lahendada, näha suurt pilti. Aga sa võid äh, selliseid inimesi väga vähe leida. Sest mu enda kogemus on see, et palkasin assistendi ja töövestlus oli kõik suurepärane ja kõik asjad, mida ma nagu ükshaaval talle ette andsin, need said tehtud. Aga see initsiatiiv, mida ma töövestlusel rääkisin, et inimesel peab olema ambitsioon ise õppida, ise teha mingeid asju, tulla ettepanekutega välja. Aga kui sa 4 kuu jooksul saad 0 ettepanekut ja kui me teed lahku läksid, siis ta ütles, et ta ei teadnud sellest valdkonnast, milles me tegutsesime, mitte midagi. Ja nüüd ma olen targem. Ma tean, et ma tahan kogemusega inimest ja kellel on ka ette näidata tulemusi. Kui sa oled alustav ja hakkad kasvama, siis leia endale koostööpartner. Selles mõttes koostööpartner, et kellega koos seda asja vedada. Sest kui sina tahad oma sisulist tööd teha, siis sul on vaja kedagi kõrvale, kes teeb neid asju, mis on sinu sisulise töö piiridest väljas. Nagu me rääkisime, juhtimine, finantsid, haldus, tehnika, kõik sellised asjad, isegi tiimi juhtimine. Sest inimene, kes tuleb ja tal on hirmud, kui ta ei tunne turvaliselt, tal on infopuudus, siis seal ei tule tulemusi. Aga tööandjana, ettevõtjana ma saan selle ise ette valmistada. Ja ma tean enda vigu nüüd. Ja ma tean, mida ma ette valmistan järgmiste sammude jaoks. Kuid siin taga oli lihtsalt töötaja hirm, äkki ma teen midagi valesti. Ta ei tunne turvaliselt sellega, et ta just nagu tahab kõike seda teha. Aga tal on kuskil kogemuste pagasis on see hirm sees, millega ta ei ole tegelenud. Et kui ta on midagi valesti teinud, siis ta on saanud pahandada, teda on mustatud, teda on ühesõnaga, kas on karistatud, et kõikide töötajate ja ka ettevõtjate puhul on see, et kui sa jätad mingid otsused tegemata või sa teed otsuseid, aga neid ei vii tulemusteni, siis tegelikult on see, et sa ei ole näinud õiges perspektiivis neid asju. Sest sul on olnud hirm läbi kukkuda, hirm põruda, hirm midagi valesti teha. Aga kui sul on kas või väike kübe hirmu, siis see tähendab, et sa ei tunne ennast turvaliselt. Turvalisus hakkab tegelikult juba sünnihetkest, isegi enne seda. Ma toon siin välja uuesti Brian D. Ridgway koolituselt ja materjalidest saadud info, et tema nimetab tegelikult sel hetkel, kui inimene siia maailma luuakse ja ostetakse. Ta valib siia maailma tulekuks kõige turvalisema koha, ema-üsa. Kui ema-üsas rakutasandil me korjame kogemusi. Kui sa oled ema-üsas ja ema tunneb midagi, tunneb valu, tunneb mingeid emotsioone, siis emotsioonid ladestuvad kehasse.
ja see tähendab, kui sina lootena olid ema üsas, siis needsamad emotsioonid, mida ema kandis, on ka sinus raku tasandil. Raku tasandil. ja kui su ema tundis, et kas ükskord jõudis mõelda ja hinge kinni hoida, pidin ma sellele lapse ootele jääma, siis loode ema kõhus tunnebki seda, et ei ole turvaline olla siin. Et ka ema üsas olla ei ole turvaline. Turvalisuse teema algab sellest. Neid inimesi on maailmas väga vähe, kellel neid kogemusi, kehalisi rakumälu kogemusi ei ole. Seetõttu on oluline, et sa märkad neid asju. Kui siin hakkab mingi emotsioon üles tulema, me ei räägi siin emotsionaalsest intelligentsusest. Me räägime sinu keha tunnetusest, emotsioonist. Siis mitte selle, et sa tõmbad ennast tagasi. Ja ma ei saa näidata oma emotsioone välja. Ma ei saa näidata oma arvamusi välja. Ma pean olema nii, ma pean olema naa. Ja siis sa jätad selle raku mälusse ja külmutad selle. Aga emotsioonid peavad välja tulema, et sa tunneksid ennast vabalt ja tunneksid turvaliselt. Sest kui sa jätad emotsiooni enda sisse, siis sa ei tunne turvaliselt. Ja siit tulebki see turvalisuse moment uuesti. Me peame oma emotsioonid välja elama. Kui ma ei saa selles hetkes või situatsioonis seda välja elada, siis on vaja leida see koht, hetk, et sa oled omaette ja sa elad selle emotsiooni läbi. Hingamiseksperdid, nendel on erinevaid tehnikaid selleks, et kuidas ennast maandada ja tuua ennast kohalolusse. Kuid taas nimetades Brandy Ridgway'd, et tema soovitab teha hingamist. Et sa hingad sügavalt sisse, sügavalt välja ja ühtlase pikkusega. Ja sel hetkel, kui sa seda hingamist teed, et sa hoiad selle emotsiooni endas kehalises tunnetuses ja hingad ja lahustad selle. Kui see emotsioon ei saa lahustatud, siis ta tegelikult hoiab tagasi sinu teadmisi, sinu turvalisust. Ja kui kuskil on külmunud klomp sinu sees, mingi emotsioon on kinni jäänud, siis see kogu aeg kiirgab seda välja, pole turvaline, pole turvaline, pole turvaline. Ja miks me arvame siis ettevõtjatena, et kui me isegi ei tunne turvaliselt, et töötajad või kliendid tunnevad ennast turvaliselt? Ma ise soovitan, hakka jälgima, kui turvaliselt sa tunned ennast mingite otsuste tegemisel, mingite asjade väljaütlemisel, mingite situatsioonidele hinnanguid andes. Tegelikult hinnangut, kas on halb või hea, ei ole mõtet anda, sest kui sul on turvaline, siis kas sa ei märka neid situatsioone, mis sind muidu tavaliselt trigerdavad? Või on see, et sa näed seda, aga sa tajud, et see ei puuduta sind. See ei puuduta sinu kogemusi. Turvalisus. See on kõige alus. Kui siin pool aastat ja aasta tagasi ma olin täiesti kindel, et kõikide asjade alus on ühised väärtused, siis praegusel hetkel ma näen, et see on pigem hirmuvaba elu ehk turvalisus. Kui sa ei tunne ennast turvaliselt, siis tekib hirm. Ja kui sa elad hirmus, siis see on ellujäämisrežiim. Ja kui sa oled ellujäämisrežiimil, siis sa ei tee otsuseid adekvaatselt. Ükskõik, kas ettevõtlusotsuseid või oma isikliku elu otsuseid. Ma siin mõned kuud tagasi tegin ka
ühe Facebook laivi ja rääkisime sellest, et kui ettevõte, et kuidas on võimalik väga kiiresti kaardistada, kas ettevõte on jätkusuutlik ja kas ta on kasvav või ta on seismas või ellujäämisrežiimil. Ja tuli sealt üks kommentaar, et kas tõesti enamus Eesti ettevõtted, mis on need väike- ja mikroettevõtted, et need on siis ellujäämisrežiimil. jah, see on üle poolte Eesti ettevõtetest. Sest sa oled loonud endale hobiettevõtte, kui sa oled üksinda seal, sa teed kõike, sa paanitsed, sellepärast sa ei tea, kuidas sa ots otsaga kokku saad. kui sul isegi on head kuud, siis sa ikkagi tegeled ka nende asjadega, mis ei ole sisuliselt, mis ei too sulle kliente juurde. Aga need otsused on tehtud, et sa ei ole tundnud ennast turvaliselt töökohal, samas sa lõid endale enda, et sa oled iseenda tööandja, omale töökoha, kuid samas järjekordselt sa ei tunne turvaliselt, sest haldusfinantsid ja võib-olla müük ja turundus, kõik need asjad äh, on sinu õlul ja sa ei tea, kuidas neid asju teha. Ja sul ei ole alguses võimekust nagu ka tellida neid äh, teenustena sisse, siis sa oledki ellujäämisrežiimil. Mõtle ise, kui sa oled, ütleme, uppuja päästmine, uppuja enda asi, aga siiski, kui sa oled uppumas, siis sa ei mõtle, mida sa õhtuks süüa teed. Kui sa oled uppumas, sa ei mõtle, mis värvi ripsmeduši sa kasutad homsel pallil. Ellujäämisrežiim, see tähendab, et sa kogu aeg võitled millegi pärast, elu eest võitled ja siis sa ei saagi näha, kuidas tegelikult võiksid asjad olla. Ja selle ellujäämisrežiimi taga on hirm ja hirmu taga on see, et sa ei tunne ennast turvaliselt. Ma julgen ütelda, et see turvalisuse teema on üks olulisemaid, mida ma täna näen nii ettevõtluses kui eraeluliselt. Ja see võib olla kõige alus, kuidas sa ise oma ettevõtet saad edukamalt juhtida. Et sa hakkad märkama, millised hirmud sul on ja kust need pärit on. Ja kui sa nendega tegeled, siis sa hakkad ka nägema seda suuremat pilti, et sa ei ole ainult seal vees ulpiv ja appi karjuv, et elu eest, et ellu jääda. Ka uppumise puhul. see, see on küll kummaline siin öelda, aga ikkagi, et ka kui päästja tuleb sind appi, sind päästma, siis ära vehi kätega, ta ei saa sinust kuskilt kinni haarata, et sind aidata, vaid püüa jääda rahulikuks. Selles suhtes, et sa püüad saada ennast paika. Lükka ennast vees selili, hinga rahulikult sisse-välja, et päästja jõuaks sinuni ja saaks sul käest haarata. Aga seni, kuni sa vehid seal kätega, ta ei saa sinust kuskilt kinni haarata. Ta ei saa sind aidata. See tähendab, et sa pead tulema kohale, teadvustama ennast, et ma ei saa enne sellest uppumisolukorrast, sellest ellujäämisrežiimilt välja, kui ma ei ole korraks maha istunud, aja maha võtnud ja vaadanud seda suurt pilti. Suurt pilti, vaata ennast kõrvalt, püüa vaadata ennast kõrvalt ja vaata ka selle pilguga, et kuidas sa rabeled. Miks sa rabeled? Tõsta ennast oma mõttes endast välja, eemale. Miks kasutatakse mentoreid ja coach'e? Just sellepärast, et saada kõrvaltvaataja pilt või värske pilk. Miks suurettevõtted vahetavad teatud aja tagant juhte? Sellepärast, et tuuakse värsket, nõndanimetatud värsket verd või värsket pilku või värskendustuuled.
et kus tuleb väljaspoolt inimene, kes näeb seda kaugemat pilti, mitte seda, mis seal sees on. ja selleks, et see turvalisuse koht leida, on sul vaja oma aeg maha võtta, mitte rabeleda edasi sama koha peal, see ei vii sind mitte kuskile. selline oli tänane teema ja ma näen, et see on oluline teema, mida ma tahan kindlasti jagada ka seostatult teiste teemadega koos, et näidata, kuidas mingis valdkonnas tuua seda kohalolu ja turvalisuse momenti sisse, et asju paremini edasi teha. aitäh teile!